Tere siis üle tüki aja ka minu poolt, olen Auli ja selles videos hakkame me vaatama siis, kuigi täna on juba 2. oktoober, aga vaatame natuke neid oktoobri energiaid, mida võib-olla oleks vaja teha teisiti, milliseid soovitusi teile need kaardid, millega ma täna teile siis panen juhatust, annavad. Neid on musttuhat siin, mida toob oktoober armastuses, suhetes, kõike nii, et aga vaadake see, mida te ise arvate, et teiega kõige paremini resoneerub. See on kollektiivne ladumine, tuletan seda veel meelde, see ei pruugi kõikidega resoneeruda. Ärge pange mitte midagi sunniviisiliselt siin nii-öelda, et läheb küll minuga kokku, ma panen selle resoneeruma. Niimoodi need asjad ei käi. Soovite eraladumist, palun kirjutage mulle meilile, meiliaadress on siin all, teeme ainult personaalselt teile suunatud ladumise. Otsige üles ka minu samanimeline leht Facebookis ja sinna ma panen, see on hoopis teistsugune lehta, sinna ma panen pilte ja panen siis, üritan iga päev panna siis nagu päeva energiad ja see on hoopis teistsugune. Nii, aga hakkame siis vaatama seda oktoobrikuud. Siin on jälle mingid 10 portaalid ja ma mõtlen nagu selle peale alati, et huvitavad, kuidas varem nagu neid 9 ja 8 ja 7 ja 6 portaale ei olnud, eks ole, et kes on tegelenud nagu selliste vaimsete tasapindadega, siis mina olen sellega tegelenud tegelikult aastast 2007. Nii et ühesõnaga tohutult on muutunud kõik, aga meie maailm ja meie ümber ongi muutuv ja mis siin siis ikka. Nii, vaatame nüüd oktoober 2025 üldiselt, millised energiad nagu valitsevad meid siis ja kollektiivi ja ma võtan siis need sõnumid ülevalt. Nii, vaatame siis, hakkame pihta. Ja tegu on siis kollektiiviga, eks ole. Nii nagu arvata võibki, et mul oli millegipärast jälle siin vahepeal siin tagurpidi kaart, aga ma ei tõmba tagurpidi kaarte ja selleks on omad põhjused ja nii nagu on näha, siis üldiselt seda eriti ei tehta. Oktoobrikuus on üldiselt, kuna on sügis ja sügised alati kuskil oktoober-november on tegelikult kõige keerulisemad ja kõige sellised nagu energeetiliselt väga, ma ei tahaks öelda, et rasked, aga väga palju on mõjutatud, esiteks sellepärast, et loodus mõjutab ju meie elu väga-väga palju ja sellest ongi nagu tulenevalt see, et loodus valmistab puhkama ennast, puud langetavad oma lehed, taimed, kõik nagu tegelikult ju ausalt öeldes, olgem ausad, nad surevad ju ära, eks ole, et jälle järgmisel kevadel uuesti tõusta ja sellist maajäetuse ja kurbuse energiat on väga valdavas osas tegelikult oktoobrikuus. Ja samas on ka tegelikult, poisid pöörake ringi, eks ole, kui te vaatate mind. Sest valdavast osast ma teen ladumise ikkagi naistele, mitte sellepärast, et ma olen meeste vihkaja, eks ole, ja loomulikult, et mitte. Et te teate juba seda juttu. Ja oktoobrikuus saab määravaks, see ei pruugi olla mingi romantiline suhe, aga oktoobrikuus tuleb väga tugevalt esile sellise väga konkreetse, väga materiaalse, väga kahe jalaga maa peal oleva meesterahva energia. Ja see võib olla teie ülemus, see võib olla teie isa, see võib olla ka teie praegune partner, kes teil on, aga väga tugev just mees energia mõjutus on oktoobrikuus. Nii mõningadki asjad pannakse paika ühesõnaga ja siin ongi nagu selline asi, et kui nagu
inimesed ise mitte midagi ei tee, nagu ühesõnaga nad istuvad, nad võib-olla loodavad mingitelt vanadelt ühesõnaga suhtelt, millel tegelikult ei ole ammu enam mõtet, siis oktoobrikuu paneb seal kõik asjad paika. See võib olla ka seoses tööga, et võib-olla ka seoses elukohaga lihtsalt, et te olete väga edasi lükanud näiteks elukoha muutust, töökoha muutust, siis nüüd on niimoodi, et see oktoobrikuu nagu lõpetab kõik need asjad. Kui te ise ei ole suutnud otsustada, siis nagu ühesõnaga siia surutakse vahele siis see, et nagu saatus, universum, kõrgemad jõud, mis iganes, kuidas te võtate seda, need, ütleme siis, lahendavad selle probleemi ära. Mitte sellepärast, et te ise ei pea mitte midagi tegema, eks ole, aga sellepärast ongi niimoodi, et ei olegi võib-olla ise mitte midagi teinud. Ja siis nüüd on see. Ja et nüüd, ja see kõik toimub sellepärast, et lõpeks ära see nukrus, see tornimoment ja et te saaksite rahulikult hakata üles ehitama täpselt seda, mida te soovite. Oktoobrikuu väga soosib seda kõike, väga soosib seda kõike ja see on nagu sellised üldised oktoobrikuu energiad. Ma vaatan natukene veel selle kaardipakiga, see kaardipakk käis mul ära Sitsiilias. Ja seal ma üritasin ka siis iga päev panna päevakaart, iga päev ei tulnud välja, aga ma andsin endast parima. Vaatame nüüd, et mida te võiksite nagu teha teisiti või mida te saate teha teisiti, et teha seda tornimomenti nagu võimalikult pehmeks. Tornimoment ei ole mitte kunagi tegelikult pehme, aga millele te peaksite nagu tähelepanu pöörama. Oi kui palju sellist suur arkaan ja torn ja vabanemine. Ma kaldun siin arvama, et kellel ei ole võib-olla nagu suhet ja kellel on suhe, ühesõnaga, siis see nagu toimub ka, see viiakse nagu hoopis teisele tasandile ja kuna ma siin, te saate hästi palju uusi võimalusi ja palun nähke, ma rääkisin siin sellest töökoha ja elukoha vahetuseks, et teile antakse väga palju ja nähke palun neid märke ja võib-olla ärge olge nii palju nendes illusioonides, et tuleb see prints valgel hobusel ja toob selle armastuse karika, eks ole. Ma rõhutasin siin, et te peate ise ka ikkagi midagi tegema, nägema neid võimalusi ja tegelikult oktoobrikuu on see on nagu mingi uuesti sünd, vabanemine, täielikult vabanemine vanast, mis toob kaasa võib-olla natukene sellist ehmatust või sellist raputust, aga see on täielikult vajalik, et saaksite uuesti hakata ehitama seda kõike ja vabaneda ja te nagu tõusete üles täiesti uuele elule. No kui siin nüüd natukene hakata tegelema ennustamisega, mida ma tegelikult selles kaardi ladumises tegelikult teha ei tahtnud, siis võib tulla küll see, kes toob selle karika ja uued võimalused suhete vallas. Ja kui teil on olemas suhe, siis päris kindlasti võib see minna ka paljudel vaatajatel, ma rõhutan veel kord, tegu on kollektiivse lugemisega ja see võib edasi siis minna hoopis teisele tasandile. Ja et te võib-olla et ma pakuksin võib-olla kõige rohkem välja seda varianti nendele inimestele, kellel on praegu võib-olla suhe siukses hästi alguses ja võib-olla ei olegi midagi eriti olnud, et see inimene on olemas, teil on mõnus temaga kirjutada või temaga rääkida. Et siis vaadake, siin nendel inimestel võivad tulla küll nüüd väga suured muutused. Et see ikkagi, see prints siin valgel hobusel, ühesõnaga sõna otseses mõttes ei tule, eks ole, aga ta toob muutusi. Ja kellel siis on suhted olemas ja kellel seda
probleemi sorry, ei ole, ühesõnaga, siis ikkagi nähke neid võimalusi. Väga suurte võimaluste kuu on oktoober, väga suurte võimaluste kuu. Vaatame nüüd natukene veel edasi, millised meil natukene on aega, üle 20 minuti ma seda videot teha jälle ei taha, sellepärast et seda vahtu siia vahele, lihtsalt, kui on vahuvideo, siis on vahuvideo, eks ole, ühesõnaga, aga mina olen väga konkreetne inimene, kui mina teen ühe video, siis mina ütlen väga konkreetselt ja väga lühidalt. Ja see olen mina olen kaksikud, ma olen õhumärk ja sellest ongi see kõik niimoodi. Nii, vaatame nüüd siis edasi. Oktoober. Kõigele vaatamata ühesõnaga, mis siin nagu ees on olnud, siin on nagu kaks sellist pentaklit rüütel. See on üldse kõige aeglasema kasvuga. Et nagu algus ma pakuksin niimoodi, et on nagu mingi plahvatus, mingi krahh või mingi, ei ole krahh, eks ole, te saate isegi aru, mida ma ilmselt mõtlen. Ja see on kõik selleks, et te saaksite minna sellesse rahulikku ja võib-olla isegi, teate, inimesed, ärge kartke, seisakud on tegelikult väga vajalikud meie elus. Ja kui ma tegin Facebooki enda sellele lehele, mul oli minu meelest vist ennem seda, kui ma reisile läksin, ennem seda nädal, ainult seiskumise kaardid, ainult seisakud ja ma hakkasin juba ise ka mõtlema, et huvitavat, ma ei taha nagu edastada sellist informatsiooni kogu see järjepidevalt iga päevaga, et mingid seisakud, aga saage aru, nad on lihtsalt teie enda tuleviku jaoks väga vajalikud. Kuna siin tuli müntide kuningas ja siia tuli nüüd siis ka keiser, siis midagi väga mõjuvõimast isikute suhtes tuleb nüüd küll oktoobrikuus, energiat on väga üleval. Ja kuna siin on siis karikate 7, siis ärge laskuge, nagu võib-olla hästi palju illusoorset on tegelikult ka selles oktoobrikuus. Ja kui te võib-olla, et ärge nagu laskuge sellesse, sellepärast et ja ärge nagu tundke muret selle seisakute pärast või selles, see ei ole seisak, see on selline aeglane liikumine, et ärge tulge selle pärast muret, et tegelikult siin on ka võidukaart, mis tegelikult tähendab seda, et kui te teete iseendaga tööd ja valite iseennast ja olete rahul selle aeglusega, siis ja ei ole võib-olla nii palju nendes illusioonides, mis on väga tugev energia, ka illusoorne energia oktoobris, siis saavutate te ka võidu. See on väga lähedal ühesõnaga, aga oktoobrikuus ma veel kord rõhutan, nende 2 kaardi põhjal on hästi tugev meesenergia. Meis on kõigis, meis naistes, tüdrukutes, meis on kõikides ju, me teame seda juba, see on nii vana jutt ühesõnaga, et meis on naispool, meis on meespool, meis on naisenergia, meis on meesenergia. Et kui me paneme võib-olla tapeeti või värvime kodus seina, siis mis ei tähenda seda, et teil meest kõrval ei oleks, eks ole, lihtsalt me teeme vahest töid nagu, mis tegelikult ei peaks tegema naine, aga teeme siis neid, eks ole. Et hästi tugev meesenergia on üleval, hästi tugev meesenergia ja võib-olla siin selline, nagu teie selline egoism ja selline, keiser on alati tegelikult, mis on kõigis egoismi, eks ole, ühesõnaga, mis on ka loomulik, aga eriti palju tuleb nagu see energia siin oktoobrikuus läbi. Ja tõesti ma ütlen, et kuna siin tuli ka, tõesti täpselt keiser, siis hästi tugev meesenergia ja kui te olete selles meesenergias, siis ärge siis laskuge nagu kuskile, mõelge selle peale, et issand, et miks ma nüüd olen nüüd niisugune tugev ja siis järelikult me peamegi olema, et me saaksime välja nendest illusioonidest ja et tuleks siis lõpuks võita.
Ma panen ühe rea veel, vaatame, mida ütlevad seda ei ole kaarte nii kaua aega kasutanud siin, nii, vaatame, mida need ütlevad, ma läksin jälle vastu siia. Mida ütlevad peaingli tarokaardid nagu oktoobri energiate kohta? See ei ole nagu selline, see ei ole nagu tegelikult ju ütleme mingi ennustus, vaid see on praegu lodumine, millele te võiksite nagu tähelepanu pöörata ja kui te kohtate neid energiat, ma jälle läksin vastu, ma olen kuulus kätega liigutaja, siis on see niimoodi. Ja päike, elu on imeline, positiivne mõtlemine viib edasi, inspireeriv edu. Päike on üldse kõige parem kaart tegelikult. Nii et see päike tuleb välja oktoobrikuus. Natukene keerulisust on, natukene sellist võib-olla laiali valguvust, mine illusoorsesse maailma ja väga tugev meesenergia. Muidugi, kui vaatavad mind poisid, eks ole, ühesõnaga siis teile on poisid, mehed, noormehed, vanemas, küpsemas eas mehed, siis teile on see oktoobrikuu tegelikult väga soodne. Seepärast, et kui mehel tuleb välja väga tugevalt meesenergia, siin on küll natukene manipuleerimist, eks ole, siin on, ühesõnaga keiser on natukene egoistlik, võib-olla natukene jah, suhteliselt suures osas manipulaatorid, aga miks mitte, me oleme kõik seda tegelikult, siis oktoobrikuu on väga soositud tegelikult meesterahvastele, nii et see on lihtsalt niimoodi. Aga lõpptulemusena tuleb ikkagi päike välja ja nii ja vaatame siis, näed, väga palju on suurt arkaani, ühe kuu ladumiste kohta on siin ikkagi väga palju, uued algused, uue elu alustamine, oma eesmärgi leidmine, andestav ja kaastundlik tagasivaade minevikku. Kõigile nendele tornidele ja nendele ülestõusmistele ja millele iganes sellele aeglasele kasvule vaatamata, te panete oktoobrikuus väga, väga hea aluse nagu edaspidisele ja võib-olla mitte pikemas perspektiivis, aga kindlasti ka pikemas perspektiivis, aga võib-olla, et läheme vastu nagu sellele sügisele ja talvele ja sellele kõige pimedalemale ajale üldse, mis meil siin Eestis on, november ja detsember ja jaanuar, veebruaris natukene hakkab juba valgemaks minema, siis paneme nagu paika, eks ole, ja mõtleme selle peale, et need uued algused tegelikult terendavad siin ees. Ja vaatame, mis siis veel on. Mõõkade kuningas. Kuna ma ütlesin, et väga palju teravust on tegelikult siin, siis see niimoodi ka on, õhumärgid, eks ole, ja võib-olla on see ka väga palju, sellepärast, et õhumärgid on kaksikud kaalud veevalajad ja kaalude ju väga suuresti kaalude energia ja kaalud on ju praegu oktoobris, eks ole, septembri keskpaik kuni oktoobri keskpaigani on ju siis ka kaalud üks õhumärkidest. Tarkus ja objektiivsus on praegu olulised, jää ausaks, olukord, mis vajab ausat ja avatud suhtlust, põhimõtteline, ratsionaalne, ambitsioonikas, austatud ja ta on siis mõõkade kuningas. Jälle mees. Ma ütleksin, et oktoobrikuu on nagu meesenergiate ja väga, väga soositud meestele. Et see tõesti tuleb siit praegu väga suurel määral välja. Ja teate, ma ei panekski, ma paneksin veel 2 siit kaarti, sellepärast, et see on ja ma ei ole veel kliimasse tagasi tulnud siia, sest seal oli 27 kuni 32 kraadi Sitsiilias sooja ja mul praegu ongi niimoodi, et ma vist üritan ennast siia külmade mägede vahele ära paigutada. Nii, vaatame siis ühesõnaga veel 2 kaardiga oktoobrikuu energiat, veel paar minutit on aega. Jah, tuli jälle uuesti müntide 7 ja natukene tuli siin nüüd naise energiat ka, head naise energiat sisse, et pöörake tähelepanu, naine, kes sa vaatad, oma suhetele ja väga palju armastuse energiat on tegelikult ka ja
kõige suuremaks märksõnaks ongi siin täpselt see aeglase kasvu ülesehitus oktoobris. Väga soositud pinnad on siin ja kuna siin tulid siis, eks ole, ühesõnaga siin ka sellised kaardid, eks ole, mis olid siin ees, et ma küll ei ütle mitte midagi, ühesõnaga, mis nagu tuleb, et see on energiat, eks ole, siis on õhus ka natukene vähemal määral armastuse energiat, karikate kuninganna ja karikate rüütel, siis ühesõnaga niimoodi, et võtke seda siis, kuidas te tahate. Ja minu poolt kõik, ilusat oktoobrikuud teile ja ma hakkan tegelema ka järjepidevalt siin järgnevate ennustustega. Mul on natukene nüüd selle puhkuse ajal tekkinud väike järjekord nendest eraladumistest, aga ma likvideerin selle tänase päeva jooksul ära. Nii et ja kõike head teile, olen Auli ja mõnusat sügist. Ja kommenteerige, laikige ja tellige mu kanalit siin, see ei maksa mitte midagi, samas ka Facebookis. Tšau, tšau!